Tere hommikust, lugupeetud saalis viibijad ja veebis kuulajad. See on väga austusväärne ülesanne sellist konverentsi avada ja ma luban, et ma teen ka ühe korduse ära, nagu minister tegi. Eesti on imekauni loodusega vaba maa. Siin elavad kultuursed ja haritud inimesed, kes oskavad oma kodu ja maad hoida. Need ei ole minu sõnad. Aga need on tänase Eesti Ekspressi peatoimetaja Veeru algussõnad. Ja ma usun, et nad sobivad siia väga hästi. Keskkonnahariduse konverentsi korraldame sel korral 13. korda. Et need formaadid on aja jooksul väga palju muutunud. On olnud rahvusvahelist konverentsi, on olnud konverentsi, mis toimub ühel ajal 6 erinevas regioonis. On olnud ainult veebipõhist konverentsi eelmisel aastal ja sellel aastal siis sellises hübriidvormis. Midagi ei ole teha. Ümbritsev keskkond paneb meile kõigile piire ja me peame nendega harjuma ja kohanema. Konverentsid on oma harivate ettekannete, loengute, aruteludega olnud oluliseks kohaks, kus asjast teadjad saavad omavahel kogemusi ja mõtteid jagada. Ja igal konverentsil on olnud ka oma kandev teema. Need teemad on rääkinud varasemalt elurikkusest, puhtast veest, energiakasutusest, Z-generatsioonist, kliimamuutustest ja igaühe loodushoiust. Seekordse konverentsiga läheme elurikkuse juurde, sõna otseses mõttes. Et me räägime maapõuest ja seal peituvatest varadest ja selle pealmisest kihist, mullast. Muld, mis on iseenesest selle rohepöörde ja ringmajanduse võib-olla kõige ilmekamaks mudeliks, et kus siis see eluta ja elusloodus omavahel koosmõjus uusi väärtusi loob ja kasutusse võtab. Rohepöörde vajalikkusest ei ole vast teile vaja rääkida. Küll aga sellest, et tegelikult rohepööre toob kaasa tegelikult probleemide ümberkandumise võib-olla ühest kohast teise. Jah, me räägime energiakriisist või sellest, et me peame leidma viisi, kuidas energiat tulevikus toota mitte fossiilsetest allikatest. Aga kogu see rohepööre tegelikult vajab ju uusi maavarasid või vähemalt kogused nende maavarade jaoks muutuvad. See tähendab, et me ühe keskkonnaprobleemi võime asendada tegelikult teise probleemiga. Et peaasi, et need valikud, mida me teeme, oleksid targad ja läbimõeldud ja et me iga muudatusega looksime rohkem kasu ja tekitaksime vähem kahju. Seega rohepööre vajab tarku inimesi, kes teevad tarku ja häid valikuid. Ja see on üldise keskkonnateadlikkuse ja teadliku käitumise, teadmiste oskuste ja väärtushoiakute küsimus. Eesti on imekauni loodusega vaba maa. Siin elavad kultuursed ja haritud inimesed, kes oskavad oma kodu ja maad hoida. Ja see sõltub nii minust kui teist kõigist, et see nii ka jääks. Toredat päeva!